et kui keegi sama hästi ujuks, sama tasemel, siis ta oleks nagu Aquaman. Aqualangi mees. Ma ei tea, kas Aquaman ujus väga hästi. Filmist enamast sealt nagu tegi niimoodi ja siis läks hästi kiiresti. See ei ole ujumine, see on lihtsalt... Mida te vee all tegema, ütle mulle? No sa teed seda teed. No ja, keda krooli vist ei hakka... Jaa, vee all lihtsalt mingi, pole mõtet nii teha ju. Kuigi see näeks rohkem ujumise moodi välja, kui... Lihtsalt nagu nii. Aga tegelikult allvee ujumine on see, kus tehakse. Ei midagi. Kuigi okei, ta ei... Kui tal oli mingi jet propulsion lihtsalt seal filmis mõtlen, et mingi... See oli... Veins ma arvan, et tal ei ole seal üldse mitte midagi. Ta mingi teeb ühe koha peale, siis taga pannakse. Jaa, aga Questi podcast on tagasi. Osa number 30. Üks. Ja kaua tehtud kaunikene, selles suhtes, et me võtsime juba aastal, ma arvan, et kohe vist saigi võetud 21 sai võetud otsuse või mõtte, et kutsume kõik meie laua taha kangelased laua taha. Oli 21 või? Jah, oli. Me mõlemad eraldi back-checkisime seda oma chatist. Et oli mõte, et võtame kõik, et kutsume Kristjani, ja siis hakkame palli veerima, et siis kutsume järgmise. Kristjani me kutsusime vist enne, kui jõudis linastuda kinodesse Melchiori esimene osa. Jah. Melchiori esimene osa on sama vana kui Viimne reliik on üldseks. Siis aasta... Kolmandas osast tema vist oli. Jah, me isegi... Apteek, sell, mis iganes ta. Botik Apre seal. Kaupmehe sell number 3. Jah, number 3 on selle podcast osa nimiga. Siis äkki läks aastakene 1,5 võib-olla mööda ja siis tuli Märt meil külla, ka vist talvisel perioodil, ma nagu mäletaksin midagikest. Ja vist sealt läks veel aasta 1,5, et jõudis ka Rauno. Tere, Rauno! Tere, Rauno! Tervis kõigile! Tore lõpuks olla siin laua taga ka eksklusiivne. Natuke, kui seda valmis sätiti, oli selline nagu executive, vaata selline juhatuse kohtumise tunneli, vaata, nagu mingi otsustame täna. Financial reports. Jah, nagu. Nii. Sõnaruuti. Aga ei, lahe on olla siin igal juhul, sest et see, me siin mängime D&D-d, mis mulle meeldima hakanud, nii et see, kus teil on need lahedad minid seal riiuli peal, et ma alati käin ja vaatan, et... Lahe pusa ka, kus said? No selle pusa ma sain kingituseks. Ja ma üritan ikka ma pean ka käima mingitel meeleavaldustel nendega, et ka nad rohkem silma paista. Ja Kristjan on juba nagu teinud meile selle nagu lati ette pannud. Jaa, sest raske üles minna, aga... Jaa, aga see on ikkagi päeva lõpuks nagu kõikide nende pusadega on ju niimoodi, et see, kes ei tea selle jaoks, ta ei ütle mitte midagi. Siin ei ole nagu isegi, selles suhtes mitte ühtegi indikatsiooni ega vihjet, mis viitaks sellele, et see on ju Questi mäng. Kas siin kukla peal ei ole midagi? See on Relmi logo, aga kui paljud seda näinud on? Jah. Isegi mitte Questi, vaid Relmi logo. Jaa, siuke mingi Questi, vaata siuke väike alakategooria nagu, jah. Jaa, vist ei ole, jah. Muidugi, teil kõigil on palju lihtsam värk, kui mis Märdile sai, sest tema peab käima Eesti mehe nimega. Kalev. Samas, meil on Kalevi film ja meil on, selles suhtes Kalev on nagu Eesti kontekstis nagu mingi asi. Ta on kõige eestlaslikum nimi, nii-öelda sellises ajaloo mütoloogia kontekstis. Lembit on ka seal muidugi ja Suur Tõll ja... Pluss Kommivabrik on ja pluss korvpalliklubi, pluss kõik asja käib Kalev. Spordis on Kalevit hästi palju, iga spordialas on põhimõtteliselt mingi spordiklubi Kalev. Jalgas, kossus on igal pool. Ja meie noorena Põretajas oli meie suurim Tallinna konkurentsi koht oli Kalevi Jähtklubi. Põretamiskool siis. Kas see tuleb šokolaadist või see tuleb Eesti mütoloogiast? Kas ma küsisid kas või? Ja ütleme spordiklubi, vaata selles suhtes, et meil on nagu A. Le Coq Arena. On nagu tuleb sellest, et A. Le Coq sponsoreerib. Kas spordiklubi Kalev ei tule sellest? Ei, ma arvan, et see spordiklubi on Kalev Coramo.
ja Kalev on see nende nimi ja Graamo on nende sponsor nagu. Ma arvan, Kalev ikka tuleb eeposest. Ma lihtsalt... Ma ei usu, et mingi nagu, meil on tippsport on ja mis nüüd, kommid. Aga kas mitte ei ole nii, Riibo. et Kalev on ainult Tallinna kontekstis või? Ja vist on. Minu meelest on ju ainult Tallinna, ei Tartu Kalev on kergejõustikuklubi, Tartu Kalev on ka. Ikkagi. Midagi huvitav on mõelda, et miks Tallinn on Kalevi nagu endale omaks võtnud. Ma lihtsalt ütlesin kohe usku. Aga enamasti on ka Tallinna teema, jah? Jah. No võt. Jaa, aga... Nüüd sa võib-olla istud seal teisel pool seda, et kredi matsid ei tea lihtsalt. Lihtsalt lollid. Põlva Kalevi rattaklubi. Kuidas sa ei tea? No võt, aga ma arvan, et see episood läheb meil siin enne jõule lausa üles. Ja siis ongi võib-olla hea küsida, et kuidas te oma jõule veedate, mis plaanid on, hakkate D&D-d mängima perega? Ma küsiks Raunolt kõige esimesena. D&D-d ei hakka mängima, aga ma kogu aeg mõtlen D&D peale. Pidevalt. Kogu jõul lihtsalt. Kuna ma teen, mul on üks siuke one shot, mis ma siin ka tegin, siis ma olen seda natuke modinud, siis ma teen oma aeg-ajalt sõpradele lihtsalt, et kes pole mänginud või niimoodi. Ja siis ma mõtlen, kuidas seda teha nagu kuidagi loogilisemaks või lihtsamaks, et neil oleks parem. Aga jõulude ajal, ma lähen käin naise poolsel perel külas Rakveres ja siis käin oma vanematel perega külas ja siis vist peaksin käima vanama juures Kohilas ka külas ja siis oleme kodus, et siuke igal pool süüakse ja siuke... Tööd ei tee või? Jõulupühade ajal, ei. No jah, jõulupühade ajal jah mitte, aga ma mõtlengi nagu kõik see, mis jõulu ümber on. Ei, sinna ma on... Seal on, tööd on palju või? Jah, selline iga nädal on ikkagi päris mitu esinemist. Et neil homme on meil Ruutu 10 on 5 etendust, aga ma osalen neid ühes. Käisin teie sõberklubis vaatamas üht etendust ja... Impeeriumis või? Ja mul tuttav toimetab seal ja siis me just sattusime rääkima selle peale, sul vist tuleb ju kellegagi koostöös sealt või te tegite või tuleb ka nüüd uus... Tegib ja tuleb. Meil on niimoodi, et vaata Ruutu 10, eks ole, ja siis improteater ja Impeeriumi improteater, siis me oleme nagu, ajame oma asja kõrvuti ja nüüd on Impeerium endale teatrimaja saanud. Ja nüüd on lõpuks kuskil nagu, kuskil on, me teame, et nad on sellel aadressil ja nendega on nagu lihtsam koostööd teha, et läheme neile külla või nad tuleb meile külla. Et Impeeriumist Rauno Kaibiaineni ja Merilin Kirbitsaga, siis mina ja Toivo teeme koos 4 inimese show. Et me tegime eelmine aasta kevadel, tegime 2 etendust ja nüüd see aasta kevadperioodil teeme, ma arvan ka 2. Et me väga, et kuna see on selline passion project, et ei ole majanduslik ettevõtmine, et ongi selline, me tahame koos mängida, siis me lihtsalt teeme vähe, saame saali täis ja teeme täpselt nii palju, et me ei tüdine ära üksteisest. Jah, et see on see point. Nagu nii-öelda one shot. Some shot. Kas seal on mingi kava ka või? Kuidas? Kas teil on mingi kava ka seal paigas või te lähete kohale 2 kätt taskus ja imprame koha peal? Nii palju on kava, et meil on see show on nagu 2 vaatusega. Esimeses vaatuses teeme niimoodi, et on nagu 2 inimese stseenid, et kõik saavad omavahel nagu ühe stseeni teha, et kõik teevad omavahel läbi. Ja teises pooles lihtsalt ei ole piire, lihtsalt algul on start, publik ütleb mingi sõna meile inspiratsiooniks, algus läheb maha, algus tuleb peale, keegi on laval, hakkab mängima ja siis kuidagi lihtsalt näiteks viimane etendus, kui me siis olime Impeeriumi saalis, meil oli see täispikk etendus rääkis sellest, kuidas oli üks spordiklubi. Kalev. Vist oli My Fitness hoopis, mida tüüpi spordiklubi, et sinna said nagu liikmeks minna, aga ta samal ajal oli nagu siuke, mis on see ususekt, et keegi ei tohtinud ära minna. Siis nad elasid seal ja mingi hoiti seal neid vangis ja pidid tõstma raskuseid ja uur teema oli. Ja siis seal oli üks poiss, kes oli sündinud My Fitnessis, et oli selles ususekti sees sündinud ja siis ta ei teadnud, et väljaspool on maailm. Ja tuli üks inimene, kes tuli väljaspoolt, ütles, et väljaspool on ka midagi. Ja koos plaanisid põgenemist. Ja siis üks, kolmas tuli ka, põgenesid sealt My Fitnessist, et nagu said vabaks, istusid pargipingi peal, olid nagu, et me oleme vabad, mis me teeme.
siis nad läksid Revalsporti. Siis nad hakkasid kõik otsast peale, seal on teine see ususekt oli seal. Enne siuke nagu lugu tuli kokku ja see kõik oli improviseeritud, et see oli päris vahva. Et siuke. Tundub nagu hea one-shot oleks tegelikult. No on nagu, jah. Mul lünklikult käisid nagu silme eest need Crazy Radio klipid ka läbi, mis kuna, ma ei tea, kas te olete näinud, kus tõstjate mingisugune, ma ei tea, kas see oli laager või mis iganes asi, kus siis tuleb sinna uus nii-öelda liige, tuleb sinna ja siis vennad tegelevad tõstmisega. Ja siis talle näidatakse, et noh, mingi pingi peal, et see on see koht, kus sa magad, see on sööki, kes kalde all, siis see on väga hea, siit hoiad ülevalt kinni, sa harjud ära sellega. Ja. Kuidagi hämmaselt midagi tuleb kuskilt siit meenub. Kas Crazy Radioga nagu Mr. Beani osadega, et me arvame, et neid on rohkem, kui nüüd tegelikult oli. Sest ma mõtlen, Mr. Beani oli 9 osa kokku. 9 nagu osa, kus 9 oli sketšid. Sarja osa, jah. Jah, jah, sest Beanil oli hästi palju nagu seda... Tal oli multikaid, tal oli... Ei, ma mõtlen, et tal oli nagu nende seeriate vahelisi mingid sketše ka on olemas. Et nagu, kus ta ei olnud nagu siis, ei saanud kunagi kassettide peale või DVD peale, aga nad olid mingid eraldi sketšid. Ja kus ta nagu lihtsalt ilmus Mr. Beanina välja näiteks mingites olukordades ja süksed mingid... Seda küll. Võimalik, jah. Aga jõulud, Reigo, mis teed? Mina olen jõulude ajal perega. Ja nii lihtsalt ja õnneks see aasta ei ole 100 kohta, kuhu tormata ja joosta ja kelle juurest läbi käia. Et läheb nagu mõnusalt, ma loodan. Ei tee ka tööd. Jaa, minu arust on nii tüke irooniline või mis iganes sõna sinna külge panna. Just see jõuluteema, et ei olnud niisugune rahulik aeg, et olla perega koos ja olla nagu rahulikult. Reaalsuses inimesed jooksevad mingi vana tädi Maali juurde sinna Pihkva taha ja siis sinna onu Jürpo juurde, kes läheb Hiiumaal ja igal pool ringi ja siis lõpuks enne aastavahetust üks päeva mingi. Ja. Aga mõtle, see on sellepärast, et meie perekonnad elavad nagu laiali. Kui su 3-4 põlvkonda elaksid ühes talu sellises kompleksis, siis sa oledki rahulikult kodus, sul polegi kuskile minna. Aga kui üks elab Põlvas ja teine elab... Plus veel siis väga paljudel ikkagi enamusel käib see ju kingitrall ka ju enne jõule pikalt. Ma just mõtlesin, et nagu see aasta, juba mitmendat aastat järjest tegelikult nagu oma pere sees siis üksteisel oleme kokku leppinud, et ei tee mingit suuri kinke enam, et kui siin aastaid tagasi oli siuke, et kõik läks sinna suunda, et aina suuremaks ja ägedamaks ja uhkemaks ja nüüd siis ütlesime, et ei tee. Ja nüüd ma olen nagu selle fakti ees, et pekki see tegi ju veel raskemaks asja, sellepärast, et nüüd nagu miks need kingid ilmselt läksid suuremaks, üks nendest põhjustest oli ju see, et sa ei taha inimesele mingit jama, mingit nänni ei taha talle kinkida, tahad talle mingi tähendusega asja või midagi, millest tal kasu on või mingit sükst asju tahad kinkida. Ja nüüd on kogu sellel mõttelaadil ka veel budget juures ja sa murrad topelt pead, kus sa oled mingi, okei, ma pean midagi, see ei tohi olla see savist päkapiku mütsiga teeküünla alus, sellepärast, et see peab olema see peab midagi nagu asjalikum asi olema, aga ta ei tohi olla üle mingi, ma ei tea, 30 euro. Siis on see teema, et mõtle midagi lihtsalt ja teed ise oma kätega midagi, vaata, siis on see, et siis on tähenduslik, vaata, inimene on ise oma aega pannud, aga samas ei lähe. Kus sa leiad see aja, siis see teine küsimus. Oma vennale, Normal vennale, kes on 5 aastat noorem, kes on nüüd ka täiskasvanud. Ma talle kingin jõuludeks mul on kodus päris palju Legos, eks ole, ja siis ma panen mingisuguse komplekti kokku ja siis ma kingin selle talle, et ta saab selle jõuluõhtul kokkupanemise selle emotsiooni, vaata nagu lapsena olid, kui sa olid Lego. Ja siis kui ta tahab, võib endale jätta, aga tõib selle mulle sinna kogusse tagasi anda nüüd tükid, et nagu see Win-win. Et nagu see point on see, et ma ei anna talle nagu asja, ma annan talle selle nagu mälestuse või selle kogemuse. See on nagu... Ma pean ütlema, mulle tegelikult nagu meeldib millegipärast palju suurem kuidagi tähendus või ma ei tea, ma ootan rohkem aastavahetust kui jõule.
aga ma saan aru, et ma ei jaga sa oled rohkem nagu nääri vana usku. Jaa, ma ootan tegelikult jah 6. jaanuarit kõige rohkem. Jaa, aga ei, ma ise natuke peres ja üks sõpruspunt tahab ka veel jõulu teha, seal on meil ka kingipakk paigas. Kõik ostavad, käivad Maximas. Jah. Not sponsored. Eelarve on 17 eurot ja 69 senti. Sa pead tšekki jätma sinna kotti ja Eks sa pead saama selle numbri täis, täpselt sendi pealt. Okei, see on päris ägede. Boonuspunkte saab selle eest, kui sul erinevaid asju. Aga kui palju nagu eri tükki, et kui sa tead mingi raamatu 16,59 ja võtad selle ühe üksiku selle Snickersi kommi, kaalukommi sinna juurde, et saad täis küll, aga et siis sa võtad kõik erinevad šokolaadi, mis võimalik on ja siis paned. Ma arvan, see on see easy way out, aga seal siuke üllatuspakid nii-öelda. See on see hetk, kus inimesed hakkavad saama siin on mingisugune grillimiseks mingi labides, siin on mingi sokid nagu mingi täiesti. Aga asjade arvelt sa saad ju selles suhtes varastada, et sinu kingipakk võib olla näiteks, et see võib sisaldada ka seda, et 12. kuni 17. detsember, ma ei tea, Kindersi šokolaad -20% hinnalipik. See kampaania. Ja lihtsalt korjad, et tasuta reklaami asju juurde sinna, vaat lihtsalt nagu mingi mingi siuke prügikott. Jah, aga aga ma nõustun sinuga, Reigo, et ma ootan pigem aastavahetuse tulekut rohkem kui jõulutulekut, sest see, et kui ma hakkan aastavahetust nii-öelda seda üritust või seda aega ootama, sel hetkel on jõulud möödas, mis tähendab, et kogu see kingistress on möödas, mis tähendab, et ja õnneks ei ole veel õnneks ei ole kapitalism mõelnud välja uue aasta kingituse nagu formaati, et kingime üksteise uueks aastaks ka midagi, siis me ei hakka tegema seda. Olen ema poolt pärit vene perest ja siis seal oli selline traditsioon ka, et ka uueks aastaks. Mul olid sugulased, kes olid... isa poolt, aga mul ei ole sellist traditsiooni. Ja siis, kui meil kõigil käisid jõuluvana, siis neil käisid lisaks jõuluvanale ka näärivana ja nad said rohkem kinke. Sest neil oli nagu, ja siis oli, see oli siuke nagu, ma ei päris lahe. Jah, päeva lõpuks see jõulukinkide see efekt töötab seni, kuni sa ei saa aru sellest süsteemist, et see on inimesed taga suures pildis. Minust sel hetkel oli... Mida? Näärivana fake. Inimesed on taga seal. Veeretanud deceptionit. Aga jah, jõulud. Äkki saab rahulikult. Mis sa? Mina lähen... Cool, aga liiga mees. Ka maal ära. Eesti Kesk-Eestisse. Meelde, et sinagi vist lähed Kesk-Eestisse ühel hetkel korraks. Vaatab. Jah, et enne seda on siin üks kiire sutsakas ja siis maal ära ja rohkem ei viitsi. Nii et ja sealt tagasi tuleb, siis vaatame. Siis on juba uus aasta ja siis näeb sõpru ka äkki. Okei. Jah. Aga improteatri spetsialist Rauno, nagu sina oled, siis mul tekist, et ma olen ma lasin kinnitada. Mõtle, kas sa nagu peilad ennast kuskile või okei. Ma olen iga teinud, et ma võin öelda, et ma olen jah. Kas sa oled litsenseeritud Kusjuures ma olen vist Ruutu 10-st üks väheseid asutajaliikmeid, kes on saanud nii-öelda sellise akrediteeritud nagu mingi õppekava diplomi. Et ma tegin ükskord meie enda õppekavas teise mooduli kaasa ja siis ma tegin kaasa, siis ma sain diplomi lõpus. Kas seal on ka mingi... Sa oled nagu enda välja mõeldud õppekavas saanud diplomi. Kas seal on mingid tasemed ka, et see on mingi impronäitleja 3. tase? Ei, seda ei ole, seal on pigem meil on see alusõppe on nagu 4 moodulit, iga moodul on 2 kuud ja siis iga moodul lõpus saad selle diplomi ja seal on, me tegime, ongi see, ta ongi nagu õppekava, me saatsime kuskile haridusministeeriumisse mingisuguse õppekava selle põhja ja siis selle saab ainepunkte ja et selle pingutuse tegime ära. Aga mis sa tahtsid küsida? Jaa, mul mõned päevad tagasi tekkis siuke diskussioon iseendaga, nagu ikka, meil kõigil tekib. Tekib küll. Tekib. Jaa, puhtalt see sõna impro, või improvisatsioon.
noh, ma arvan, me kõik siin laua taga oleme selle kokku puutunud improvisatsiooniga. Aga ma just hakkasin seda mõtlema, et võib-olla sa oskad paremini öelda või siis koha peal välja mõelda, sest nagu see vist ongi impro. Mis asi on improvisatsioon? Selles suhtes, et kas, ja ma noh, nii-öelda võib-olla vihkan ühe mõtte õhku, mis ei pruugi õige olla. Mul on niisugune mulje jäänud, et improvisatsioon, noh, ma hästi palju teen teie näitel küll ennast vaatan, aga improvisatsioon on nimetame elukogemuse taasmeenutamine või ei ole üldse see? Võib-olla. Ei, ma mõtlen, mis see tegelikult pigem on? Ei no selles, et kui ma nagu mingi, mul ei ole meeles konkreetselt, mis raamatus kirjas oli, aga noh, ise, kui võtta lahti see sõnastik, siis seal on kirjas, et improvisatsioon peaks olema looming, mis sünnib hetkes. Ehk siis see nagu... Jaa, see, nagu... aga kas ta sünnib hetkes? No, ei, see on nagu see, et sa oma elukogemuse sinna külga paned, sa kasutad, jah. Päris seda niipidi mõelda, ma olen selles suhtes, olen ka, seal on see tõeterakene sees, et tegelikult see kõik, mis sa koha peal ju välja mõtled, suuresti tihti peale põhineb sellel, mida sa juba oskad. Et nagu, mida sa oled... Mis sa oled näinud, mis sa oled kogenud, et nagu... See läheb hullult, ma ei tea, mingi ma ei tea, kas filosoofiliseks või selliseks metaks või nagu, okei, Holger, tee midagi, improviseeri midagi, mida sa ei tea ja pole kunagi näinud ega ei oska teha. Millest sul puudub igasugune ettekujutus ja arusaam. Mis on väljaspool meie universumi, mis on nagu mingi... Et sa lihtsalt, me ütlesime improvisatsioon, tegelikult igasugune tegevus, igasugune loometöö, sa võtad nagu igal poolt mingid tükid ja paned nad kokku ja läbi sinu vaata need elukogemused tulevad kuidagi siis nagu tuubist välja ja siis läheb sinna. Mis ongi siis nagu, et see suur osa sellest, sest tegelikult kui sa mõtled nagu improvisatsioon kui selline, see ei ole ju ainult näitlemise kontekstis. Ja kõik muusika ja whatever. Et nagu minu arust tihtipeale ongi see, et siuke tugev mingi 80% sellest on asjad, mil on segamini need asjad, sinu erinevad oskused ja varasemad tegemised, asjad, mida sa oled kuulnud, mis sulle meeldivad, mis iganes, sa paned kõik kokku ja siis sinna juurde, kui samal ajal, kui sa seda lood, siis teinekord võib tekkida mingisuguseid siukseid mingeid hüppeid või liikumisi, ma ei tea, mis iganes pilli mängides mingeid noote, mida sa nagu koha peal improviseerid, mis moodustavad siis terviku kokku ja siis see on see improvisatsioon. Et nagu... Ja, ta on... Mul on endal, kogu selle enda arutelu puhul oligi see, et tee enda näitel, mingisugune ühte mängugruppi ma Karelmis, kes toimub, aga unplugged. Nendega ma väga tihti olengi hästi improformaati, teadlikult, et ma väga vähe prepin peale kõige esimest osa väljatust seljata, siis ma väga palju impron, aga tegelikult ma ju ei impro, kui nad jõuavad suure ukseni, siis mina tol hetkel mõtlen tagasi, ma mõtlen küll, seal see grupp sellega kunagi oli ka ukse juures, okei, seal oli mingisugune peetud lõks, siis see grupp seal mängus mul oli see ukse asi, et siis ma viin need kokku, aga kui keegi ütleb või ma ei tea, ennast justkui üritab nii-öelda maha teha ja öelda, et ma ei ole üldse ma ei oska improvisatsiooni üldse teha, ma ei oska nagu nii-öelda, mul pole seda loovust. Nagu samas see ei ole ka ju õige. Ja, on küll. See on tegelikult nagu meenutus ja rakendusoskus. Ma ei impro kunagi teen täis. Ma panen kirjaliku stsenaariumi, et teen enda mõtle. Isegi kui need ootmatud juhtud, oota korra, ma panen korraks tuttu ette kirja. Või siis teine variant on see, et ei. Mul on siin kirjas, et sa ei lähe siia uksest, siis seda valikut pole. Sa mõtles, et ma olen mõelnud seda, et nüüd on see ChatGPT olemas, siis just nagu ChatGPT on siuke hea näide improvisatsioonist, sest et see ChatGPT, tal ei ole oma mõtteid ju. Ta ei genereeri. Loovus. Jah, eks. Aga mis ta võtab nagu mingi andmestikku ja siis ta paneb selle kokku. Näiteks, miks päev proovisin seda, et on see sõrmuste isanda, see avamonoloog, vaata, kus on see, et oli see mingi see, aga oli veel üks sõrmus, eks ole. Siis ma kopeerisin selle teksti sinna ChatGPT-sse, siis mõtlesin, tee niimoodi, et
et sõrmuste asemel on nagu see hamburgeri retseptid ja nende erinevad need kiirtoiduketid on ja siis oli mingi ta tegi 7 maitset hamburgerit. Aga oli üks hamburger, mille maitse ja meil oli ületas kõiki teistest, noh. Ja sa oled nagu, noh, see ongi, see on see, kuidas mina improviseerin, sa võtad mingi ühe asja ja sa paned mingi teise asja sinna peale, sa kuidagi näed, kuidas see nagu, noh, hakkad omavahel nagu mängima ja ChatGPT on selles mõttes nagu täpselt, kuidas see aju vaata, noh, minu jaoks improviseerija töötab, et noh, võtabki erinevad asjad ja sa saad nad miksida kokku ja tulemus on selline midagi huvitavat. Et jep. Ja ma üks hetk hakkasin mõtlema, et mis see impro nagu tähendab, et just noh, nii-öelda erialaliselt inimesed tulevad, et aga anna 3 nippi, kuidas improviseerida, Rauno. Meil kodus vaatajad vaatavad, kes mõtleb praegu ometi, et ma ei oska teemine improd. Teemine improd. Näiteks. Kes on hea kontekst. See on quest ikkagi. Mees istun praegu siin läpaka taga ja vaatan seda osa ja siis mees või naine teeb süüa ja söök valmis ja ma sööma lähen, ma tahaks improda praegu. Paar lauset lihtsalt. Impro mulle veitsad. Need asjad nagu, jah, selles osas mõtlen seda, et me lisaks selle, et ma teen improt nagu meelelahutusena, eks ole, me kasutame rakendusimprot, mis on selline rakendus nagu koolitus. Nagu äppe. Kuidas? Applied improvisation. Ja, ma sain aru. Et point on selles, et vaata, komöödias sa tahad teha tegelasi, kes on noh, ebaperfektsed ja kes võib olla nagu, noh, ongi koomilised või nagu, noh, mingi viga juures on ju. Aga nii-öelda, noh, ma ei taha seda sama karakterit mängida nagu päriselus. Et päriselus ma pigem tahan olla nagu mõistev, saada aru, mis ruumis toimub, noh, nagu olla hea suhtlusoskusega. Et päriselus ma ütlen improviseerige nagu, noh, õppige suhtlema. Seal ma olen nagu mingi lihtsalt ole sitapea. Aga kui ma räägin impros kui meelelahutuses, seal ma olen nagu ole sitapea karakter, nagu vaata, mis temast saab. Aga sa küsisid mu käest, mis 3 nõuan, et kuidas? No, võten kas ma võin, nagu ma olen ise ka teeminud. Ma võin nagu omast kogemusest rääkida. Sul pole muid. Nagu sul ei ole muid kogemusi, kui sa oma nii, et jah, sa võid omast lähtuda. Et näiteks, noh, ma tegin näiteks üleeile, esmaspäeval, oli avatud improtund ja meil oli vähe osalisi ja siis ma olin nagu mingi, kui tead, nagu tahate teemeks ja nagu D&D vaata, et nagu noh, siuke selline, et noh, ma annan teile ette selle keskkonna, siis te oled sealt sellist tegelase, kes teevad valikuid. Ja kuna neil ei olnud karakterilehti olnud, siis ma ütlesin, et olge teie ise, et nagu te saate teha valikuid, mis tundub teile endale loogiliselt, et ei ole üldse raske. Ja siis, noh, natuke tean sellest D&D maailmast, et kui kõrtsus raha ei ole maksta, siis sa pead midagi tegema, eks ole. Ja siis settisin appi neid, et noh, kui siin istute, siis jooge ka midagi, on ja siis tellisid endale jooke. Ja siis ma olen tagasi, et kas maksate ka või kõik nagu, noh, meil pole raha, noh, et ma ei tea, sa kuulad, mida su partner ütleb ja sa oled nagu, mis on loogiline, mis selles maailmas juhtub, noh, kuidagi, et ja siis sa ütled selle esimese loogilise asja lihtsalt välja, on nagu selline, noh, minu baasimpro nõuanne, mis on nagu common sense või, jah. Et kuule ja reageeri. Jah, et näiteks kui me tegime siin Kaupmamas tegime seda one-shoti ja ma sain olla teile see teema, siis mul algul oli hull ärevus nagu kuidagi nagu teile provide ida mingit seiklust. Aga mingil hetkel ma saan teile provide ida selle keskkonna, selle seikluse te provide ite ise oma valikutega, ehk siis mingil hetkel ma hoopiski kuidagi leidsin üles selle seljatoe ja olin nagu kuidagi niimoodi, ja kuula, vaata, mis te teete, olen nagu päris põnev nagu. Ja samal ajal ma tean, kus miski on, eks ole ka, siis ma olen nagu okei. Väga lahe, et siuke, et võib-olla siis teine nõuanne on see usalda seda protsessi, et usalda igat indiviidi, et nad ise vastutavad sellest, et neil on lõbus. Et sa ei pea kellegile seda lõbu tootma, vaid nad ise nagu, noh, ja kui keegi kambas, kes ei oska lõbutseda, siis siis ta peab seda õppima, arenema natukene. Aga me ei saa kellegi teisele lõpu nagu ette kirjutada. Ja 3. nõuanne, mis ma annaksin, on, et on selline nagu lõbutse ja ära kahetse. On see, et nagu tee mingi valik, tee see ära lihtsalt ja vaata, mis saab. Et jällegi, kui ma teen olnud, nii vähe, kui ma olen olnud, siis see on see, mis juhtus praegu.
ja mina ei mõtlegi, kuidas nad seda lahendavad, isegi ma ei tea, mis see lahendus on, ma olen nagu, see juhtus praegu, see suur tsunami vallandus ja 20 sekundi pärast te olete surnud, noh, mis sa oled nagu, noh, mis nad on, noh, mis nad ütlevad, et nad lähevad kivi alla, sa oled, ma ei tea, äkki seal, noh, veenavad mind, et seal kivi all on bandiitide salapeidukas, mis on, noh, selleks sündmuseks valmistunud ja neil on see toit olemas, ma olen nagu, kurat, päris loogiline. Noh, kui see tundub loogiline, sa oled, ütled jaa, kui see tundub mitte loogiline, sa oled nagu, noh, veeretama protsenti või midagi. Et siuka, et need oleks minu nagu. Ei, minu arust täiesti jumala, noh, nii teemitakse, et nagu see ongi. Jah, et aga ja mängija vaatenurgast ka jah, et samas kui sa oled mängija, minu arust see on aus point, et usalda teisi, et nemad, ka siis, kui sina oled nagu mängija, siis usalda teisi ja teiste tegemisi, et nagu rakendub ka sedapidi, et nagu mitte ainult niimoodi, et sina DM-ina usalda mängijaid, et nemad teevad selle asja lõbusaks, vaid nagu sina kui mängija usalda teisi mängijaid ka. Jah, et mul näiteks sellega, noh, ma mõtlesin ka selle tänase podcasti peale, et mida ma tahaks nagu rääkida, siis mul oligi see just see nagu mängija kogemus, et mul endal isiklikult tegelikult D&D sessiooni ajal need nagu väga, ma ei naudi seda, kus me grupina arutame, mida edasi teha. Sest et kui ma mõtlen nagu mingit seikluste peale või filmide peale, siis need tegelased on väga impulsiivsed ja sa oled vaatad nagu või võtad ekraanis kinni. Lollakad! Noh, lihtsalt kuulad ära, no lihtsalt, aga tegelikult aega siin kuulata, ma olen päästan oma mingi sõbra ja mingi, aga seal on nagu, oota pool tundi, vaata, meil tuleb aega oodata, seda tapetakse, läheb minema lihtsalt ja sa oled nagu mingi, miks sa ei olnud pool tundi oodata, või tuleb sõja helikopterit, noh, siis ta läheb üksid, tulistab ja on mingi Rambo, eks ole, noh, et mulle meeldib meie vaata mängus, kus oligi see koht, kus see amulett oli näiteks, kus sa tahtsid vaata kedagi tagasi tuua sellega või minna midagi, siis ma olin nagu tähega nagu tundub nagu impulsiivne, ma tahan ka, läksin kaasa ja järgmine hetk juba see Kalev juba nagu lööb kedagi sind, et takistada, mina püüan selle kinni, nagu asjad juhtuvad või kuidas see Perdill nagu noh, sai noaga tagumikku, et see mõttes, et nagu need asjad on just minust nagu lahedad, kuidas need noh, jah, et see arutelu vaata tõmbab selle nagu, noh, seda tempot alla, sest et sa hakkad tegema nagu, kuidas öelda, turvalist mängu või? Ja kusjuures, ja ma arvan, et see on mõnes mõttes, mõneti tuleb see natukene ajaga. Nagu kui sa, ütleme D&D kontekstis, kui sa siis nagu mängid ja sul tekib seda kogemust, siis sa hakkad neid otsuseid langetama. Hästi palju näen seda, et kui inimesed näiteks kas esimest, teist või kolmandat korda nii-öelda üldse noh, saavad esimese kogemuse, siis on see planeerimine on hästi tugev külg, et nagu ikkagi paneme nüüd pead kokku, mõtleme kõik võimalikud variandid läbi, et me mingil juhul ei satuks nagu, noh, et midagi ei saaks valesti. No sa võtad seda eesku nagu mängija mängib mängu, mida ta tahab võita. Just nimelt. Ja see ongi see teema, et siis sa planeerid, aga samas tegelikult sa ei saa ju planeerida D&D, sest sul ei ole kogu informatsiooni, mille pealt kõige paremat otsust teha. Plus sul ei ole võitu ka. See on just nii oluline, et sul ei ole võitu, sul ei ole see, et me peame tegema ideaalse plaani, sest vastal juhul me kaotame. Mida? ma toon see ühe aspekti juurde, mis on nagu näiteks, noh, kui ma tulin mängima teiega, siis näiteks minul nagu seda polnud, et ma tahan võita või pigem mul oli see, miks ma nagu osalesin aruteludes või kuidagi, et vaata, sa oled mingite inimestega koos, eks ole, ja sa ei tea, vaata, sa ei tea neid piire, et äkki kui ma teen mingi käigu, äkki Martin saab pahaseks selle peale, et umbes, et Martinil puudub võime lasta lahti sellest oma ideest. Et tegelikult iga hetk, kui me mängime, noh, see tuleb see impro mentaliteet, et mu partner teeb midagi, mul võis olla mis iganes arusaam, idee, mis võiks juhtuda, fakt on see, et just see asi juhtus. Just praegu see tegelane hakkas mind ründama. See on see fakt. Nüüd ma võin olla seal nagu see ei lähe selles suunas, mis ma tahtsin või meil oli palju parem plaan, peaks pidanud luurama, noh, see on milline asja, mida võinud teha nagu paremini, aga fakt on see, et see juba toimub, ehk siis selle asemel, et hakkad mõtlema kõik neid muid asju, mis võiks teha, tegeled selle konkreetse olukorraga ja niimoodi vaatame, liigume nagu olukorrast olukorda ja noh, nüüd kui me räägime nagu impro teatrist, see hoiab selle süžee põnevana, kogu toimub midagi, et kui ma teeks impro teatrit nagu D&D teen, kus
oled nagu, andke üks sõna, traktor, okei. Kuule, kas meil on siin nagu traktor või kas me sõidame traktoriga või nagu vaatame traktorit? Ma ei tea, vaatame traktorit, nagu ma ei tea, nagu võib-olla kas natuke sõita sellega, siis mingi tseen läbi midagi, lihtsalt tüübid arvutasid, mida seda traktoriga teha, aga nagu tegelikult need nagu, ärandame traktori. Davai, kuule, hea mõte, ja hakkad juba ärandama traktorit, asjad liiguvad. Et mulle nagu meeliks teemina pushida mängid, et nagu tead, las asjad lähevad terese, nagu meil on kogu aeg loominguline probleem, mida lahendada. Eks me oleme Olgeriga arutanud ka seda siin vahepeal, et meie punt ongi hästi ettevaatlik ja selline enese alalhoiu instinkt on, et jumala hästi jääks ellu, sest pidevalt on justkui see tunne maailma meie vastu ja siis me ainult põgeneme. Et siis ongi see, et tegelikult võib-olla peaks mõni hetk just olema see, et ei kurat, et nüüd ma ei tea, lähme selle magistraadi juurde ja hakkame seal lammutama ja mis iganes. Jah. Mul endal tundub meie mängu puhul, et meie tegelased on sellised, ma mõtlen nagu, need kangelased meeleheitlikult püüavad vältida sekeldusi, aga satuvad nendesse kogu aeg. Ja siis üritab vältida ikkagi need. Jah, see on nagu minust on nagu see nii lahe ikkagi, kuidas see, sa mõtlesid, et kui see välja tuleb meile seda kõige uuemat osa ei ole, kus teemon maasest tuli. Sinna ole peal... Sorry. Spoiler. Või ei ole, mis igast aga igatahes see on nagu, minust oli nii lahe lihtsalt, kuidas, või saa nüüd rääkida ka, aga lihtsalt, kuidas me proovisime efektiivselt nagu hakkama saada ja selle tagajärg oli nagu katastroofiline. Nagu, minust see on selle nagu grupi nagu selline kõige suurem. Alati lahe. Aga see grupi üldse kogu selle teie Remmi grupi, see inimeste erisuse dünaamika minust on nii huvitav, et minust kõige esimest korrast, kui sinuga koos nüüd laua taga istusime seal mängutööl, kohe oli tunda, et seda nii-öelda impro inimese või improteatri inimese sükast, loomulikult teen tänati yes and või no but või mis iganes, aga sinu puhul oli kuidagi nagu hästi tunda seda just, et sa mitte ei tule lauale, ongi oma ideega või asjaga, et mina arvan, sina vaatad see, et sa kuulad piltlikult, ma ei tea, Kalevi või mingi muu tüübi või Pearlbricks või kellegi teise mingi ideed või mõtet või asja ja sa ehitad selle peale. Või siis sa ehitad midagi valmis, nüüd Glen, astu või võtta astu siia peale ja nagu redeli piltlikult, et see on hästi, just läbivalt on olnud see Amadeus, lõpuks sinu tugev nagu roll või, mitte roll, sest roll viitab nagu kohustusele, aga pigem mängustiil on see, et sa kas ehitad teiste asjade peale või sa ehitad teistele, mis on hästi, väga lahe. Ma tegin see oli nagu strateegiline valik mul, siis ma mõtlesin, et ma ei taha vaata nagu mängust kõrvale jääda. Tegin sükse karakteri, kes on hästi kaasaminev ja et nagu vahet polegi, et kes teeb seda mingi, teeme seda, et isegi kui ikka on nagu, vahepeal on see, et umbes, et Amadeus nagu mine oma tuppa. Hea mõte, ma lähen oma tuppa mingi, aga ma olen siin, kui te ka tulete, vaata nagu selline, et ta oli tekivad, temaga raske konflikti sattuda selles mõttes. Selles mõttes ongi pull, vaata, et kui temaga midagi juhtub, et siis ongi see kontrast on nii suur, et sa saad kohe aru, et tal on midagi viga, näiteks tõevari oli. See tüüp oli lihtsalt nagu, et jaa, Amadeust ei ole, mis iganes on. Siuke, nagu kohe pilgust need ära, et muidu ta on siuke entukas, et see on nagu äge. Aga kui palju on Amadeusis Raunot? Suhteliselt päris palju, et ta oligi nagu seal Larbil ma mängin, Larbil on selline tegelane nagu Wolfgang Amadeus. Ja. Tuttav nimi kuidagi, ma ei tea, kus ma kuulan. See on mingi muusik või? Ei. Mis sport oli? Ta oli jah, seal Kalevi meeskonnas mängis klaverit. Põlvas. 18. sajand. Põlva Kalevis mängis klaverit. Aga see, et et nagu, ma tegin, ta on nagu impro mina või, selles mõttes. Et siuke mina impro karakterina. Impulsiivsem nii-öelda sina ja hästi palju. Ja, täpselt, jah. Või tegelikult selline hästi naiivne. Et selle asemel, et kahtlustada nagu mingites inimestes halba, ta on nagu, vaata, tal oli külm, ta pani maja põlema mingi, nii hoolib. Et
selline nagu kogu otsib vaatab seda. Samas niisuguse impulsiivsuse puhul ongi see tugev eeldus, et sa oledki naiivne, sest kohe, kui sa ei ole naiivne, siis sa ei ole mitte impulsiivne, vaid sa oled, ei tea, miks see maja maha põles. Ma ei hakka mõtlema, et siis sa nagu kaotad nagu selle refleksipõhise elamise ära, et sa hakkadki analüüsima ja jäädki kinni sinna, mis sa ütlesidki enne. Et ma mäletan vist, kui Märt käis ja vist kui Kristjan käis, siis juba ma ühe kindlaks, kas Kristjan puhul oli, aga Märdi puhul vist oli, kas sina ja su tegelane oleksid sõbrad? Ehk siis kas Rauno ja Amadeus oleksid sõbrad? Vot sina kes. Ja vaata nagu mõlemad poolt selles mõttes, et kas sa kannatad seda tüüpi välja, sest minust, ma ei mõtle kumba pidi, aga Märt ütles, et ei, nagu ei. Kalevita? Kaleviga ta ei... Kaleviga on jah. Kaleviga oleks vist üldse raske sõber olla. Samas, tegelikult on ju, Amadeus saab hakkama. Amadeus üsad nagu mingi ta mingi mentaalse koope näkku jalaga õhtu mingi, kui tore lõbus meil on. Thanks, et minuga koos aega veedad. No ma panin, keegi teine ei paku mulle füüsilist kontakti. Ei, ma arvan, et Amadeusi laadse hüviga ma saaksin küll nagu läbi, et oleks küll mu sõber olla. Kuigi ma arvan, mingi hetk ma lihtsalt võtaks ta kõrvale, ütleks, et kuule, et nagu, sul peaks mingi oma selgrohka olla või nagu mingid omad tahted, et sa lihtsalt nagu puhtalt nagu, ikka hoolid sõbrast, ütled talle välja, et nagu see, mis on lahe, aga natuke, mõtle enda peale ka. Ja, eks ta on üsna tuulelipp siuke, et läheb kaasa kõigega. Et siuksega on juba raske nagu pikalt, nagu ongi, läbi saada on ülilihtne, aga sõber olla nagu mingi planeerida asju nagu, jah. Aga seal... Äripartner. Selles suhtes, et sa pead ju siis selle peale ka mõtlema, et kui sul on see selline Amadeus on sõber, siis need tema otsused, kas sa soovid seda või mitte, need mõjutavad sind ka, sest sina tunned ennast kehvasti, kui sa näed, et ta on jälle näiteks, ma ei tea, mingid kokkulepped teinud kuskil kellega oma naises. Kuid kuulge, me oleme nüüd kõik oleme mingi Amway müügiagendid. Et sinna sulle, kui ma lõid meil tööd. Millistasin sulle sinna Viimsisse ka, siin vallandati. Nagu mingi Amadeus, ära rohkem räägi. Sest ta oleks ju nõus kõigega, ta registreerib ennast igale poole, paneb kõik kirja, aga ega tema kohal ise ei lähe arvatavasti, sest tal tegib tee peal mingi, vaata, ma saaks siia, ma ei tea, kohvikusse tööle minna. Jah, see on nüüd ATH juba täis. Natuke ta tundub niimoodi, sest ongi, et kui tal ei ole seda oma nagu fookust, et nagu ma tahan saavutada, ta isegi ei mäleta enamik ajast minust mängus, et tal on see räige võlg kuklas. Seda aeg-aeg tagasi mingi, võlg on ju, lähen sinna. Ma Raunana mäletan kogu, et tal on võlg on ju, aga seal ongi see, et ma olen nagu, selle Amadeusil on võlg on ju. Et kuidas sellega tegeleda, et ma praegu olen võtnud selle, et praeguses etapis Amadeus, ta on mingi 6 aega olnud nende tüüpidega koos, et ta ei ole nii pikk aega, eks ole. Et selles mõttes võib-olla see võla asi pole nii oluline praegu veel, aga et tal on see võlast on olulisem see proxy family või, nagu, see on mu vennad ja õde väike ja siuke, isa on Kalev on ja see Pelbriks on siuke nagu õde / võib-olla mingi poolõde või hoopis mingi selline nõbu või siis hoopiski mitte sugulane, kellel on mingi romantiline vaata tunne võib olla. Ja siis on, ma ei tea, kas vanemad vennad või hoopiski onud, et Kalevi nagu vennad, et nagu siuke nagu dünaamika. Aga seda ma mängin küll Amadeusiga väga konkreetselt, et siuke tahab saada Kalevi vaata nagu tunnustust, sest seda on nagu nii hea mängida, kuna Kalevi ei anna seda, et sa saad nagu seda alati nagu minna jahtima, et mis oli see, nägi unes, et Kalev patsutas talle otsa, tubli Amadeus, ma sulle uhke, vaata, mingid siuke unistus, et seda nagu just tahe mängida, kuna ta ei saa seda ja Kalevi suhtumine on mingi, loll kao ära. Raputab lipud jalaga. Jah, et see on nagu hästi lõbus, see mulle meeldib. Jah. Kuidas sa tunned nagu üldse selle impro nagu oskuse koha pealt, eks see on nagu siukene asi ka, mida ala sa saad, ma ei tea, mingeid harjutusi teha ja treenida ja toon näite, et vahepeal YouTube'is satun vaatama seda Whose Line Is It Anyway, see on nagu korralik impro lihtsalt. See jookseb või? Ma ei tea, see võib-olla mingid vanad idead võib-olla ka midagi võib-olla on. Aga igatahes, seal nagu vaatad, et kus
tüübid tulevad järjest üliheade ideede peale, järjest saiklivad nagu ja kogu aeg hästi erinevad ja nagu noh, mõtlen ka, et okei, et üks variant on see, et oma elu kogemuse pealt on, aga seal on nagu nii lai see ampluaa. Et ma kujutangi ette, kas sa peadki olema nagu kohati nagu selles mõttes andekas inimene, et sa peadki olema sündinud oskusega hästi kiiresti haarata kuskilt või sa, noh, igaüks põhimõtteliselt saab treenida ennast kuskile maani. Seal on erinevad teemad, mida sa pead oskama. Näiteks see Wayne Brady, vaata, on hea laulja. Ehk siis see annab talle eelduse, et ta võiks neid improlaulumänge teha. Et ta võib-olla sündides noh, ilma seda suunda arendamata poleks seda teinud. Aga no ma just mõtlengi, Brady puhul näiteks ongi, et nad hakkab seal laulma, on ja nad võib terve laulu ära laulda niimoodi, nagu sõnad oleks juba ette kirjutatud ja kõik läheb riimi ja kõik nagu, et see ongi see, et kuidas on nagu jooksnud. See on oskus, mida saad harjutada selles mõttes, et freestyle rap laulude tegemine, see on nagu, noh, see on konkreetne oskus. Mis seal on nagu, noh, improvisatsiooni puhul on, ma räägin Who's-Line'i puhul tegelikult seda, et need asjad, mida me näeme Who's-Line'is, on nagu nii-öelda parimad palad. Et seal on isegi eraldi bloopersid, kus saad näha, kus neil sassi läks ja nagu neid üles pole nagu otseselt saatesse pannud. Et selles mõttes, mis on komöödia puhul, on nagu ikkagi komöödia puhul kvaliteet sünnib kvantiteedist. Et näiteks stand-upi puhul ma ei tea, mitu tundi materjalis on, millest sa pigistad tund aega kokku, mis on nagu kreem, noh, see koorekiht. Et Who's-Line'iga samamoodi, et nad ikka teevad nagu väga pika võttepäeva ja sealt võetakse see 20 minutit nagu seda, see on pristine episood. Ja kui on parem päev, siis saab rohkem. Et näiteks, mis Eestis tehti, oli see Palume lavale, mäletad seda improsaadit TV3-s, et see oli shoot to live. Nagu see ei tööta, sorry. Aga samas, kas sul on, selle produktsioonifirmal on raha, et võtta need näitlejad, et nad teevad 8 tundi, teevad neid improviseerivad neid mänge läbi järjest, publika saalis vahetub võib-olla ja siis sa sealt võtad parima. Nagu võib-olla meie turutingimustes ei ole see nii efektiivne või nagu mõttekas. Ja siis ma tahtsin öelda seda, et see oskus on, üks on improvisatsioon, mis on see hetkes olemine, reageerimine, protsessi usaldamine, et see on nagu üks asi, selline üks muskel. Teine muskel ongi koomikuks olemine, et kas oskad, saad aru, mis on one-liner, mis on naljaehitus, erinevad komöödia dünaamikad, et nagu see, kindlasti olen kuulnud see weird man and straight man. Üks on see, kes käitub ebatavaliselt, teine see, kes seda nagu, tähele paneb, on nagu, mida sa teed ja siis, sorry, siis paneb edasi autot põlema, eks ole. Miks auto põlema oled? Sorry, läks meelest ära, pidime siin lilli kasvatama. Ma tean auto põlema. Kuna ma mõtlesin, et nagu lilled on igavad. Et nagu siuke. Ja ei tea, just eraldi on nagu ikkagi nagu koomikuks tuleb ka nagu õppida, sest et seal on väga konkreetsed töövõtted. Ja nüüd, kui sa paned improvisatsioonilised oskused ja mis juba impro iseenesest on, vaid improoskused ja selle komöödiaoskus kokku, saad improkomöödia, eks ole. Aga nüüd ma tahan teha väikse teemaõppe selle impro ja D&D juurde. Et miks selles vaata, et D&D on nagu see Monty Python. See on sõnum lisand, aga Monty Python, eks ole. Ja see on samamoodi on improga. Et sa võid tahta improga teha nagu tõsist draamat, saad aru. Aga üldiselt nagu elu ei ole draama, elu läheneb komöödiale oma imperfektsuse poolest. Ehk siis võtame näiteks Batmani filmi, eks ole. Batman jookseb juba katuselt katusele, teeb kukerpalli, kõik on nagu perfektne, eks ole. Aga kui me nüüd päriselt mõtleme, ma kujutan ette, et aeg-ajalt Batman väena peale ära käis täna. Astub keevi peale arvust väga tihti. Et nagu, lihtsalt on nagu see kellegi, ma usun, et maailmas ühtegi inimest, kelle nagu selline tegevuste skoor on perfektne, et ta pole mitte millegiga pange pannud. Ja see ongi see komöödia koht. Tähendab, lihtsalt jääb see mulje, et kui see improt nagu tehakse, et ilmselgelt meile näidatakse nii-öelda parimaid hetki, aga jääbki see mulje, et inimesed ei olegi seda nagu mõttepausi isegi, vaid kõik tuleb nagu kohe, vaata lihtsalt tuleb mingid täiesti geniaalsed mingisugused. Jaa, aga see tulebki kohe. Seal on, õpilastel on, see protsess on selline, et õpilane tuleb õppesse, siis ta teeb seda nagu stseeni või mängu ja siis ta on nagu mingi, tuleb järgmine tund tagasi, et oi pekki, läksin koju, ma ei saanud magada.
ma olin voodis, tuli nii palju mõtteid, mida oleks võinud teha. Nagu, võt, väga hea, noh, järelikult mõtted on olemas, et nagu pole lootusetu. Aja möödudest on nagu, kõnnisin koju proovis tunnist, hullult palju mõtteid tuli. Ohoh, väga hea, see ooteaeg on nagu vähenenud, eks ole. Siis on, steen sai läbi, nii palju mõtteid tuli. Okei, hakkame jõudma nagu sellesse nullpunkti, on ju. Ja siis, oleks võid seda just öelda, oleme väga lähedal, lõpuks oled nagu see arusaam, mida sa võiksid teha, nagu jõuab sellesse. Sest et, aga sa oled nii palju sünteesinud juba ja see nagu, see kogemus, improkogemus nagu toob sinna kohta, et see juhtub, sul on tunnetus, mis see reaktsioon on, mis nagu annab selle, ma ei tea, komöödia tulemuse või mis iganes, siis sa nagu kohe paned selle sinna ja alguses on see hit and miss, eks ole, aga siis sul nagu see tunnetus läheb aina paremaks ja paremaks ja paremaks ja lõpuks sa nagu vahepeal, mis sa ütled, it's kind of works every time. Okei. Aga kaua aega läheb umbes, et kui tuled nagu väga minnes tulevad mõtted, siis õhtul ära minnes sealt tulevad head mõtted, siis peale seda stseeni tulevad mõtted, kuni punkti nagu sa nagu null hetk, kus samal hetkel tulevad mõtted, aga kaua läheb, et enne tuleks et sa... Ma juba tean enne, ette. Sa oled nagu siuke supervõimeline tulevikku. See tegelikult, see tuleb. Kas ta tuleb raamatut Blink? See räägib sellest, kuidas... See on bändi. Jah, bändiga, bänd. See on number kalt. Et seal on see idee, ma toon ühe näite lihtsalt, et oli mingi tuletõrjud nagu läksid mingisse majja, eks ole. Et seal oli, mida me läksime midagi uurima. Ja siis on mingi 30-aastase kogemusega tuletõrjuja lihtsalt kõik välja, mingi lükkab, jookseb majast välja ja maja plahvatab, eks ole. Ja siis on nagu... et kuidas sa teadsid, et ma ei tea, aga ma teadsin, et see plahvatab. Ja mis seal oli, kuskil oli gaasileke ja seal oli see, et seal ruumis olles oli hästi palju mingi mikro mingi detaile, mis tema alateadvuses panid selle pildi kokku ja andsid talle selle tunde, et siin hakkab midagi toimuma ja ta reaktsioon peab ära minema. Et see selline nagu tuleviku nägemine tekib impros ka selles mõttes, et sa näed nagu mingi nagu aga sa, mõtlen nagu impro, laval teie puhul või üldse nii-öelda mingit impro-sketši asja tehes, kui ei ole mitte mingi skripti põhimõtteliselt, kas see, sa ütlesid, ma ei tea, kas punkt 2 või punkt 1 oli, et kuula ja siis reageeri. Kas tähendab seda, et kinda teine osapool räägib, sa tead, et siin punktis on nagu sinu kord midagi teha piltikult või tunned, et nagu on hea hüppad sisse, tema räägib, sina kuulad ja kas see null hetk on see, kus sa protsessid, mis ta just ütles ja mis ma nüüd teen või pigem on nagu mingi, ta räägib, sa tunned, et ma juba tean, kuhu see läheb ja ma hakkan juba ette valmistama. Ei, seda tegelikult ei juhtu üldse. See loogika on selline, et see loogika on selline, et sa ei ole kordagi passiivne, sa kordagi ei ole nagu lihtsalt nagu, ma ootan ja lihtsalt nagu, sa kunagi ei vaata passiivselt nagu, mis toimub, vaid sa kogu aeg eksisteerid selles olukorras. Ehk siis, kui sul see partner alustab, siis sul on tema vastu mingisugune tundmus või tunne, et nagu, kuule, päris hästi hakkas rääkima nagu mingi, tundub siuke, hea tunne, aga siis sa kuuled, kuidas asja kuradi imelikus juttu ajab, et kuidagi nagu enam ei meeldi see asi, eks ole. Ja siis lõpus, ikkagi nagu meeldib. Jah, et nagu sel ajal, kui ta räägib, sa ju koged teda ja koged seda, ja sul nagu juba toimub midagi ja siis see paneb sind niimoodi nagu juba kuidagi nagu liikuma ja siis, kui ta lõpetab, siis sa oledki nagu, näiteks ta küsib su küsimus, et aga kuidas sa oleks teinud? Ja sa oled nagu, mõtled, kuidas ma oleks teinud? Võib-olla siis võtad ajad, mõtled, kuidas ma oleks teinud? Et ma ei peagi vastama kohe mõelma. Sest see on kõik nagu selline eksisteerimise olemise osa, et ka filmis sa ju ei ole nagu lause lõpeb, hakkab teine rääkima, kolmas tuleb räägib nüüd ja ta lõpetas hakkab, et ei ole nii järjest, sa näed, kus nad ongi nagu, võtad selle aja. Et see ongi see, kus sa mitte ei mõtle, aga sa nagu tunned ja sul formuleerub vaata see vastus. Et see tuleb tegelikult nagu iseenesest, see kõlab selles mõttes võimatuna, kuidas saab iseenesest tulla, sa võiksid nagu mõtlema selle peale, aga tegelikult see improvisatsioon, see kõik juhtub iseenesest selles valguses, et sa kunagi ideaalis sa ei astu sinna vahele, et sa ei,
et see halb, nagu hea impro, hea näitlemine on see, kus su nagu intellekt ei tööta nii väga, vaid sa lihtsalt nagu koged ja lihtsalt reageerid ja lihtsalt teed seda, mis tunned ja see võib-olla nagu on, ma ei tea, tekst käsikirja järgi vale või noh, režissöör ei tahtnud seda, aga sa tunned seda ja siis ta on nagu, see on parem, mis ma tahtsin, noh. Et see on see, mis pidi seal juhtuma, sest et see on see päris tõde. Okei. Et selles mõttes on seal nagu see siuke asi. Okei. No ma arvan, ma tunnen või mõtlen praegu, et ma saan aru, mis sa mõtled selle tunde all konkreetselt, et alateadlikult nii-öelda mingi protsessid ja sest noh, ma väga tihti kahjuks mängijana ma tean ja see on natuke halb. Ma kuulan, noh, mingi teine mängija räägib, mina omas peas käib teine asi, mingi mul on plaan olemas. Mul on plaan, hoia plaanist kinni, ära unusta, Holger, ära unusta, Holger, ära unusta, nii, oota, vist on nii, nüüd ta lõpetas, ütle on plaan, mis plaan? Aga selles mõttes see on jälle selline nagu aga ma ei kuula tegelikult teda, sest ma hoian oma mõttest kinni. Aga nüüd kui tuua see olukord nagu teha see D&D mäng rohkem improvisatsiooniliselt või sellisest nagu kogemuslikuks, siis mis oleks, kui sellel hetkel me teame, et nagu mingil hetkel me ei ole Holger ja Rauno, vaid sa oled see, ma ei tea, mis iganes su karakteri nimi on. Viisel ja ma olen Amadeus, on ju. Ja siis Amadeus hakkab rääkima, kuulge, aga mis te arvate, kui paneksime palgi sinna põiki ette, on ju. Ja sa samal ajal nagu löön jalaga ukse lahti, viskan nugadega esimesed 2 ette jutuvad. No, ja ma nagu, ja siis ma nagu, Amadeus võtab kaika ja jookseb ja lööb 3. No, lihtsalt nagu, noh, et sa, sest et tegelikult see, et sa kuulad lõpuni, ei ole mitte sinu viisel tegelane, see on Holger on viisakas, eks. Aga see, kui me saame selle viisakuse välja visata, siis me saame nagu seda immersionit ja kogemust nagu rohkem tuua, sest et nagu väga palju asju siin maailmas juhtuvad niimoodi, et mul puudub selle üle kontroll. Et see, mida Martin kohe teeb, noh, ma ei saa kontrollida seda, ta teeb, mis ta iganes tahab, ma võin teda veenda, noh, võib-olla aiman ette, et sa hakkad mind veega viskama, võin nagu ära viska mind, eks ole, sa on nagu, ja vait, noh, et see on selline, et ma näen selle D&D nagu võib-olla sellist momenti ongi see, et seal on see viisakuse asi sisse kirjutatud, kuna ta on sotsiaalne mäng, aga näiteks, kui ma võtaksin, ongi improviseerijad, kes on omavahel võib-olla tuttavad, kes on kokku mänginud, mõtlen, meil on kogu aeg on stseen, non-stop stseen, ehk siis te nagu aeg-ajalt pead täpsustama, et noh, mitu kappa laua peal on või mitu posti on seal nurgas, eks ole. Nüüd sa täpsustama, aga muus osas sa lihtsalt lähed ja et see on nagu selles mõttes. No, et sa saad ühel hetkel aru, et umbes, et see plaan, mis nagu formuleerumas on, et see pole üldse see, mis sa teha tahad, sul on kopp ees, siis sul on kohe nagu see, et okei, davai, ma lähen jalaga ukse maha. Ja näed, vaat see ongi natukene see, et kuna D&D on nii-öelda, mängitakse rääkides, siis ongi see, et viisakas on inimene ära kuulata, et ta kirjeldab oma justkui nagu käigu või soovi või mis tema tegelane teeb, on ja siis tuleb nii-öelda sinu kord, millal sina ütled, et mis sinu tegelane teeb. Kuigi tegevus on ju samaaegne. Ja, sellest ma tahaks teha mingi ettepaneku, kui järgmine kord on mängutöö. Et noh, mu peas mõtlen seda, et mis oleks, kui see mäng ei ole istudes, vaid su mängijad on püsti jala laua taga. Ehk nad seisavad püsti. Ja nüüd on ka see võib-olla, noh, ta kompab nagu seda nagu, noh, ikkagi mingeid piire selles mõttes, et ta ei ole nagu, võib-olla läheb nagu larbimaailma, aga sul on ikkagi nagu mingisugune võib-olla ese, noh, mida sa saad kasutada, et oma karakterisse kiirelt sisse minna. Ja sa oledki nagu maksajaas oma karakteris ja sa seisad püsti ja sa oledki nagu mingi, ma ei kavatse sind rohkem kuulata, ole vait, noh, nagu sa reaalajas nagu niimoodi reageerid, eks ole, siis sa ütled, Gandalf, ma ei tea, kes on Gandalf seal veeretes, ta mingi 15, sa ei veena teda, noh, aga samas, noh, nagu ei, sa saad pihta ja siis ta mingi, noh, et sa saad nagu, et mida rohkem me saame seda kogemust tuua oma kehasse, seda rohkem on see immersive ja mida rohkem me istume, seda vähem me oleme kehaga aktiivsed, ehk siis see, noh, alakehal on raske nagu olla nagu Amadeus, aga kui ma olen püsti, ma olen nagu, okei, aga lähme vaatame nüüd sina poole ka, et äkki seal on midagi head.
ma juba näen Reigo näost, et sa mõtled, ma mõtlen ka. Vabamängu kontekstis ma arvan. Sest ongi on see siuke. Umbes aasta aja pärast, natuke paar kuud enne, ole hea, ütle seda uuesti, et jaoks on meeles, sest et see kandis hakka rääkima. Seda pole kuskile salvestatud. Ei, ma võin öelda küll teile. Ma tahtsin seda ka küsida su käest veel, et kas sa oled peale D&D veel mingisuguseid TTRPG mänge mänginud? Ma tean, et oled. Jah. Üks nendest toimus näiteks siin mõned kuud tagasi mängutööl. Et no, aga ütleme, et kas siis peale D&D, peale Call of Cthulhu lihtsama versiooni, oled sa veel mänginud? Jaa. Mu kõige esimesed tabletop mängud olid Warhammeri süsteemis. Aga see oli ka nagu, noh, ma olin seal klerik, või warrior monk või mingi siuke, mingi preester. Et seal oli, ma mõtlen, see oli teistmoodi, see oli nagu T100 oli, mis nagu määras mingeid asju. Et siin on T20. Et seda me mängisime, ma mängisin, Mabrikus töötab Dave, tema oli meie Game Master ja siis mängisime ma ei tea, päris mitu osa mängisime, siis seda sama Warhammeri põhjal mängisime Liis Tammjärvega, ta oli meie Game Master ja siis tema mängus me heitasime mingi mitu nädalat tonni lihtsalt ja siis me pidime palke tõstma ja see oli nagu mingi, kõik olid nagu nii madal level, et ükseid vigastada ja siis oli lihtsalt nagu nii koomiline, nagu lihtsalt kuidas tüübid on metsas heita tonne ja siis mingi puu kukub jala peale ja siis ta on mingi teadvuselt on siis ravitad see oli nii hea. Ja siis ma mängisin Paranoiat. Jaa. See oli huvitav. Seda ma tahaks teiega proovida. Seda mängisin ka mingi võib-olla 6 aega või alles hiljuti. Et see oli ka nagu see paranoia, seal ongi nagu reaalne paranoia, et sul on mingi Big Brother, kes jälgib sind on ja siis see mängujuht oli nii lahedalt tegi, et on nagu istud seal kabinetis, selle nagu ametlik kabinet, tal on kõrgem tase, ta saab siin maha lasta, ta võib siin tappa, kui tahab, on ja. Siis ta on, Martin, mitu tassi sul riiuli peal on kodus, kas 1, 2 või 3? 2. 2 või? Jääd selle vastus juurde või? Jaa. Papp kirja nõundi. Siis pöörd vermes ei ole. Siis sa oled nagu lihtsalt nagu mingi... ma ei tea nagu... Palju sa tahad ja et nagu tekitab seda vastikut paranoia või pingetunnet kogu aeg ja siis noh, et seda mängu ma soovitan mängida, et see on päris lahe, see oli päris ikka nagu ja see mäng on tegelikult ka see, et see mäng on võidu peale, et need mängijad omavahel, nad teevad koostööd, aga samal ajal nad on nagu, ta on mingi teema, et igaüks kuulub mingisesse salaklanni, eks ole, ja siin klannidel on omavahel rivaalid, võib-olla meie klann on omavahel rivaalid ja siis me peame välja peilima, kes on, ja siis kui ma saan teada, kes sa oled, siis ma tahan sind kõrvaldada. Ja siis, kes suudab mingeid missioone täita, et ma kõrvaldan sind ära, siis ma saan punkte ja paljastan seda, et see on nagu selline, kuidagi, sa oled mängujuhi vastu, siis oled teiste vastu, aga teistega pead koos tegema mängujuhi vastu, et see on siuke, selles mõttes. Äge. Et see on nagu lihtsalt huvitav kogemus. Aga rohkem ma nagu ei ole mänginud. No, see on juba päris muljetavaldav kogus tegelikult. Üks paranoia, mingi paar Warhammerit, D&D-d ja siis see Cthulhu. Mine see horror mul hulk meeldis, see oli päris... Aga see mõtlen see, mis me tegime seal, see oligi, see oli improteater minu jaoks. Sest et üks tüüp lihtsalt on, meil impros on selline improtehnika, on kirjanik. Ja see on niimoodi, et üks tüüp istub tooli peal. Okei, no tervist, alustame siis teoseid tegemist, et mis on selle loo pealkirjaks paneme? Mingi omandussõna? Kena. Aktiivne. Kena aktiivne. Mis asi? Laps. Kena aktiivne laps. Kena aktiivne laps. Esimene peatükk. Elaskord kena aktiivne laps. Tema nimi on... Malle. Malle. Istub, laval on E-Malle ja siis võtab näiteks on laval mingi milline kaunis päev. E-Malle, sa saad selle tööintervjuu ja siis mingi E-Mallel oli tähtis tööintervjuu, ta tahtis tööle minna Riigikokku. Ta lihtsalt läks ukse taha tööintervjuule
ta ei teadnud, et tuleb valida, noh, et nagu, et ühesõnaga selline, noh, et ongi see jutustaja ja siis teised nagu act out ivad seda mingit ja panevad oma teemat juurde. Et see Cthulhu mäng oli täpselt sama. Lihtsalt me istusime, noh, võiksin tegelikult seal püsti seista ja lihtsalt nagu neid stseene mängida, act out ida, noh, nagu tõesti. Et selles mõttes, jah, on seal, ma näen seal nii palju nagu seda, noh, et seda nagu ülekattuvat osa, lihtsalt mida näiteks, noh, konkreetselt D&D juurde toob, on see, et ta toob juurde sulle selle raami, mis su karakterid teha saavad. Mis on nende intelligents, et sa saad nagu, et sa ei saa mängida sellist tegelast, nagu sa tahad, ta paneb sulle mingisuguse, noh, nagu ette antud tegelase, selles mõttes, sinu statsid. See on nagu lahe. Et see on hea. Aga korraks enne näiteks mõte vahepeal või küsimus selle impro, noh, impro on, noh, vähemalt sinu impro nii-öelda vähemalt D&D puhul ja noh, jutu järgi on väga impulsiivne, et noh, nagu teed vabadus, kogu see on väga nagu fun ja noh, see ongi nagu impro nagu nii-öelda peamine element. Aga noh, kui D&D nüüd toob sisse ja oma täringud, oma reeglid, palju piiranguid natukene, mis sa teha saad, noh, sa ei saa lihtsalt, ma olen nüüd Superman. Ja. Et kas see, noh, jah, D&D on impro, kas ta sinu jaoks, noh, kuidagi väga nagu, kas need reeglid kuidagi väga nagu piiravad sind ennast või sa tunned, et nagu, noh, ilma oleks parem või, noh. See, need piirangud just turgutavad seda loomingulisust. Et kui sul ei oleks neid piiranguid, siis sul ongi nagu, noh, vahet pole, aga see, et sul on nagu need piirangud, need situatsioonid või nagu sellised, jah, et need just nagu teevad selle raamid aitavad meil olla loomingulised. Et, noh, kirjuta tekst, see on nagu, aga kirjuta tekst 100 tähemärki, võid kasutada, noh, nagu 100 tähemärki peab olema mingid, ma ei tea, jambis, paneb mingi reeglid ette, siis sa pead nende reeglite sees seal ära tegema, see on nagu palju loomingulisem ülesanne nagu lihtsalt. Et selles mõttes tegelikult, ma tahangi öelda, et see impro jaoks see D&D-de raamistik just ongi nagu selline ülihea, et see on nagu täiega lahe. Eks ta suunavad vist ja ta aitab hoida nagu, ta aitab meil põrgata samas suunas koos. Et kui üks on lihtsalt, ma suunan lennata ja saad nagu... No eks see loobki neid olukordi, kus sa vaata, see vool justkui läheb ühes suunas, siis tuleb mingi halb veeretus ja siis see läheb kohe. Ja see on ka nagu vahva, et nagu see, et see täring seal on, et... Kas täring on sinu jaoks nagu publik? Nagu kui sa nagu impromodes, kui küsid, et nagu mis on ta nimi kuskilt tuleb malle, et noh, täring on nagu tüüp sealt reast. See on äge võrdlus, jah. Ta ongi, et sa paned selle nagu random efekti sinna sisse lihtsalt ja siis sa lähed sellega ja sa oled nagu, et noh, nagu sa ütled, nagu see ongi see D&D vaata on selline tihti peale siuke absurdne, nagu lollakas. Impro on ka. Ja see tuli meelde, ma tahaks öelda seda, et see vaata, jälle see Monty Pythoni teema, eks ole, ja siis improsse, et tean teha mingisugust draamat. Mõlemal puhul on siuke huvitav asi, milleks on eeldused. Et noh, üks mäng, mis ma tegin, Mari-Liis oli siis seal mingi selline tegelane ja siis nad pidid nagu, oli selline taktikaline olukord, pidid luurama. Ja neil vaja võtta kaljust alla ronida, eks ole, siis Mari-Liis on. Mul on see nael. Ma hakkan nagu naela vastu seda kalju sisse lööma. Ma nagu, et hakkad siis praegu lööma või? Ja. Et okei, no veereta siis oma seda, ma ei tea, kas ma ei tea, teeme, no sa ma ei tea, anna sulle teema see atletiks, et kui tugevad lõigid sa teed, mitu lööki sa pead tegema, nii seda veereta valvasti, ei tule välja, siis tuleb mingi väga pikk, ta paneb ühe pauguga sisse ära, nii, siis mõtled, noh, kokku oli siuke 6 korda käis üle kogu kanjoni metsa käis. Eks sa näed selle mänge näos, me peame varjama, et see teeb heli, vaata, et ta unustas ära selle. Ja, et see on nagu selline, noh, et ta, noh, isegi poolt see vale eeldus, aga noh, et see toob selle komöödia või selle nagu lahenduse sinna, et lihtsalt nagu mingil hetkel lihtsalt tüüp on nagu täiesti ebaadekvaatne. Mulle meeldib õudselt mängida nende olukordade peale ise, nagu kui ma mängu juhin, on see, et mingid asjad, mida mängijad ei unusta, eriti just selles valguses ka vaata, et noh, et
seda tekib palju või noh, mina, kes ma siis ütleme rohkem võib-olla ise jooksutan, siis ongi algajatele rohkem kui kogenud. Et kuna soovitakse hästi palju planeerida ja nagu üritatakse võimalikult detailselt, ütleme, mingid olukorrad läbi mõelda, enne kui mingid samme tehakse, siis on nagu eriti magus on nendes olukordades nagu mängida ette neile seda olukorda siis, et nad on enda arust kõik läbi mõelnud. Nad lähevad, nad võtavad seal naela ja nad löövad seda ja siis on täpselt see, et nagu ja see kõlab uhkelt üle terve oru. ja siis sa näed jah täpselt seda. Ja nad polnud seda arvesse võtta. See on nii loogiline. Mulle meeldib taas teha seda, et ongi, et kui on ala mingisugune tühi ruum ja kuskil, et tüübid istuvad ja räägivad oma keskis, ai teeme seda, vaata. Ja siis teises toa otsas on kõrtsmik nagu, et see on hea plaan. Ja siis ta on nagu mingi, mis ta kuuleb, et te räägite kõva häälega tühjas ruumis. See on küll lahe. Jah, selles mõttes täringud teevad TND-st, see Monty Python Lottery näide on hea, aga mina hästi palju kasutan seda James Bondi ja mina ütlen küll Maxwell Smart, aga enamikud seda ei tunne ära, siis ma panen John English juurde. Ja see on umbes sama asi, et enne täringuid James Bond, peale täringuid John English. Just, aga see on hea lahe. See on pigem, ongi see impro hetk, kui su endal polnud plaaniski seda elementi sisse tuua, aga täring ütles, et jobu ja kõik. Aga kas sa ise üldse peale Realmi mängid ka veel mingit rollikat? Jah, ma teen larpi teen, eks ole, live action roleplay'd. Talvel ka või? Nagu talvel ei tee. Pigem suvel on see Põhjala pööripäev, aga kuna meil on see kõrts on seal vanalinnas, siis nüüd aastavahetuse pidu näiteks heavily encouraged. Tee shoutout. Kõrtsule. Jah, shoutout. Peata kana kõrts seal. Tavern of the Headless Chicken või siis Peata kana kõrts on Katariina käigu McDonaldsi poolses otsas. Siuke kelder, siuke Lord of the Rings teemaline. Witcher, tegelikult see on kõik need mänguteemad ka kokku pandud, aga on siuke atmosfäärikas. Et 31. detsember on siis plaanis teha siuke aastavahetuse pidu seal, et kõik tulge, kandke kostüüme, olge haldjad, olge päkavikud, olge rüütlid, olge võlurid, mis iganes fantasy vaata. Ja ma ei tea, kas see avalik pidu. Nüüd on. Aga nüüd on. Tegelikult ei, ma arvan, et kes iganes tuleb, me laseme kõik sisse, selle ole mingit küsimust. Jah, aga siis ma mängin see Terje. Mina, Terje, Alar ja Ragnar mängime siis Reinu mängus. Et seal ma mängin ka. Et näiteks seal ma olen mänginud, ma alguses alustasin seda mängu seal, nad hakkasid ka hästi ammu mängima, vahepeal me ei käinud mängimas. Ma alustasin siis Amadeuse variatsiooniga, kus ta võttis multiklassiks Rogue, et oli siuke Monk Rogue, aga ta suri ära. See oli one shot ja siis ma Ragnar oli mingi tank, mingi tugev tüüp, mis ta jooksis üksi ühe tüübiga võitlema, siis ma jooksin ringi ratast ja üritasin võidelda ja surin ära seal. Jah, ta väga ei hoolinud meist. Ja siis ma olin üks vahepealne tegelane, siis ma läksin nagu pausile, ma ei saanud mängida, polnud aega, tahtsin nagu sellele mängule siin keskenduda. Ja siis viimane vahe ma olin Onuar, see Half-Orc. Teise möö tegelane. Et võtsin tema, mul kuna sa tegid selle laheda minis, võtsin tema ja siis praegu see Onuar läks mingit oma teemat tegema, siis ma praegu viimase sessi olin siis üks Haregon, see jänes Paladin Haregon. Nii ongi njörd. Ei on njörd. Sul on njörd ka valikus. Njörd on ka. Njörd. The Maximus. The Maximus. Mis see oli, aga jah? See on üks on. The Maximus. See Amadeusid esimene, Amadeus Ex Machina. See on siis Amadeus Ex Machina. Ma ei tea. Ma ka ei tea. No selle... Praegu tropiti ära lihtsalt mingisugune. Kes teab, see teab. Amadeus Ex Machina, okei. Ma olen jumala käsi. Et jah, sellest ma võid selle. See tõevari läheb nüüd palju rohkem külge siia. See tõe klooster ja kõik muud asjad. No vahin. See on umbes sama vibe, siis kui ma avastasin, et Kösti K on tegelikult draakon. Siis ma olin täpselt sama mind blown. Vasakul on pea. Jah. Tiivad ja. Aha, vau. Sina üllatasid meid, meie üllatasime sinna.
jah. Amadeus heatähes on silm, jah, sest see on Illuminati. jah, jah. Et jah, et Mul on siin koerad. Et kui me... liimikad jah. Ma Ma tegelikult tahaks veel mängida, et vaata, nüüd ongi see, et ma olen nagu, seal Larbiklubis on palju, kes mängivad, eks ole, siis on need, kes pole mänginud, aga tahaksid mängida, küsin, kas ma võiksin neile mingi mängu teha, ja siis ma tegingi kahele siukse nagu, et proovida, eks ole. Ja ütlesin, et kui tahate mängida, siis küsige, otsige grupileidjat reklaamisin, jah. Et, aga lihtsalt, see on päris, nagu igale poole ei jõua, vaata. Ja ma tean seda, et praegu ma näiteks teekski, see kampaania, mis meil siin on, eks ole, siis Reinu kampaanias meeldib mul käia, see on lahe seltskond. Ja rohkem kampaaniad, näiteks ma ei tahakski teha, et pigem mis ma teen on see, et ma tahaks ise nagu DM-ida. Ma teemiks nagu, mul on see one shot, mis ma tegin selle one shoti uuesti, nüüd ma teen jaanuaris veel selle one shot, siis ma kutsun mingid inimesi, keda ma tean, et mul on see moodul olemas, saada neile sisendid ehk karakter, et ma saan, et ma ei pea nagu iga kuu mingi kampaaniat edasi arendama, ma saan lihtsalt seda ühte 4-tunnist moodulit nagu lihvida ja nagu pannida seal, võib leida uusi aspekte, vaadata, mida nad teevad, et lahe, juba 2 grupi peavad lahe näha, mida üks või teine grupp nagu teeb. Ja ma natuke muutsin ka seda, et oleks loogilisem, näiteks see, kes su sõber, kes vangis on, et selle ma panin kaardi teise kohta, et oleks üldse lootustada minna päästma. Ja, sest laagri keskel põhimõtteliselt. Jah, sa oled mingi pead vastaste tagalasse, aga see pole lihtsalt one shot, sa oled nagu mingi, me ei jõua ära teha seda. Ja seda küll, jah. Et jah. See on siuke lahe. Okei. Jaa. Et siuke vahva. Aga kus sind siis nüüd järgmisena näha saab? Oota, see tuleb välja millal? Enne jõule või? Jaa, see tuleb enne jõule välja, jah. Et kõigile, või võib-olla jõulude ajal, jõulupühade ajal. 27. detsember on siis Ruutuküli improkeskuses on siukene improshow nagu Hetkes sündinud, kus me teeme neid lühitehnikaid, kus meile antakse sõna, siis peab mingi laulma või räppima või tegema siukest nagu lühikest asja ja teises pooles me räägime lugusid oma eludest, mis on päriselt sündinud ja siis nende põhjal nagu tõmbame koomilisi ideid ja teeme stseene. Ja siis 11. jaanuar on mina ja Toivo meie duoõhtu, kus me kahekesi teeme show, mis on esimeses pooles me teeme selle show kava, millega me oleme nüüd, ma ei tea, viimased 5 aastat käinud erapidudel esinemas, mis on nagu mingi nii sisse töötatud meil, et see on siuke, nagu siuke läikiv telliskivi, see veeretasin 2 praegu. Mitte kalliskivi, aga telliskivi. Ja siis teises pooles meil on, Toivoga on selline oma show, kus siis nagu improviseerime selle nagu ala siukse pikema loo, et näitena üks lugu, mis meil oli siin mõni aeg tagasi oli, et 2 sõpra ööklubis privee otsustavad, et nagu, lõpetavad vahetus ära ja nagu fuck it, meil on raha vaja. Ja nad otsustavad hakata tanklaid röövima. Ja nad sõidavad Märjamaale, kus on Olerex ja Circle K kõrvuti. Ja siis mõtled, teevad topeltröövit, üks röövib ühte kohta, teine kohta. Ja siis, aga mis seal juhtub on see, et Olerexis mingid tüdrukud on tööl ja vahetus saab läbi või hakkab kinni panema, siis nad panevad mingi diskokuuli põlema, tantsivad seal hullult ja koristavad, on ja siis kui ma röövima lähen, siis ma olen nagu fucking lahe, mul on pidu seal, on ja siis seda Toivo röövi näitusõrkel, kes saame kokku, on ja siis mingi kuule, et said või? Ja, aga läheks rööviks veel, vaata, hullult lahe oli ja siis nagu me vahetasime ja siis mitu korda käisime röövimas ja möllasime selle siis. Aga lõbus oli pidu panna seal ja siis see oli nagu huvitav. Selles show's mu enda lemmikhetk oli see, kus me sõidame minema. Ma varastasin Milky Way šokolaad hästi palju sealt, võtsin kaasa, eks ole, sealt kassast. Ja siis me sõidame nagu minema, siis siuke Oulu adrekas on sees, et see tegi hästi palju seda Milky Way'd ka nagu mingi fucking adrekas sees on ja, et nagu see Milky Way oli natuke nagu mingi narkootik, siis mingi ja siis mul siuke adrekas, anna püss, ma tahan teha vene ruletti, mul on fucking siuke adrekas, mul siuke ürdi asi sees ja siis, aga see, me oli parem defineerinud, et relvad, mida me kasutame, on Glock 17 on ja siis on nagu lased need maha lihtsalt, adrekas on nii suur, tahad nagu veel rohkem, siis sa ei saa aru, et sul ei ole revolver, aga sul lihtsalt on tavaline püstol on ja siis laseme maha ja see oli siuke
oli siuke hea hetk, kus oli nagu see energia läks, siis oli see püstoliklask onju, siis järgmine hetk oled nagu see lava maas ja siis noh, stiilis oleks muusik või see helitehnik nagu jõudnud, oleks võinud panna selle selle vaata selle, mis on see pommipautsi järel, vaata see nagu see kõrvakiled on trumpis, et lihtsalt nagu siuke vaikne hetk. What the fuck just happened? Et see mulle meeldis, et seal et näiteks ma lihtsalt, et miks see mulle meeldis, ma olen selle tagama, et ma tundsin, ma olin nagu mingi uue arenguhüppe nagu lävel, mis on see, et ma rääkisin, et vaata sellest nagu olla nagu hetkes. Aga hetkes olemisel on ka nagu erinevad nagu need kvaliteedid minu jaoks. Et mis seal oli see, et ma olin hetkes, aga ma olin nii hetkes, et ma olin unustanud peaaegu ära, et see on nagu selline nagu, et ma improviseerin, et ma just olingi nagu seal ja olingi see adrekas oli nii sees ja ma läksin nagu, et kui saad rääkida nagu improvisatsioonist, et nagu sa ennast maha lased, saad nagu loogiliselt sa mõtled, mis siis edasi saab, on nagu su peas see küsimus, automaatselt tuleb. Aga ma olin nii nagu selles momendis sees, ma küsin seda, ma olin nagu, mõistad fucking, ainuke asi, mis ma hoolisin, on meil kõrgemat seda haid saada ja selleks oli siis Vene ruletti mängida seda adrekat, eks ole. Jah, et ma tundsin, et seal ma nagu sain mingi selle, et nagu sa mängid nagu see mäng oli nagu selline ennast tunnustav, et see oli siuke päris lahe. Ületsid mingisuguse larbi barjääri põhimõtteliselt seal ja olidki. Jah. Et see oli siuke tore. Milky Way. Milky Way. Meie galaktika. Aga jaa, mul ei ole rohkem midagi lisada siin. No siis vist on kvesteldud küll juba. Jaa. Ma ütlen ausalt, mul oleks nii palju veel rääkida ja küsida tegelikult. Alati on, loomulikult on. Aga õnneks on Raunot ka meie kanalil veel näha tulevikus. Ja, aga ta ei räägi minuga muidu. Meil on siin täielik totaalne vaikus. Nii kaua kuni selles suhtes, et tegelikult niimoodi, et me enne natukene räägime, mängijad omavahel veits räägivad. Ja siis, kui Holger astub tuppa, siis täielik vaikus. Ja siis on jah, see nagu. Et nüüd läheb siis kõik totaalne tähelepanu ja... Sest me oleme nii eeskujulikud mängid, kes on nii Holger tulema nagu, me oleme valmis mängima härra Dungeon Master. Nagu niimoodi seda on. Keegi vaatab minu poolegi, et nagu kõik on niimoodi lihtsalt. Ma olen karakteris 100%. Aktiveeri mind. Nagu tahaks, räägiks minuga muidu, aga keegi ei räägi minuga. Et ainuke võimas ongi nagu... Ma isegi tean, see on nimi Raunogi. Ja. Avateos nagu. Ja, mis su tegelas nimi tähendab. Me peaks seda rohkem tegema nagu rääkida. Aga see, tänks, et kutsusite. Mul väga vahva oli, et see... No mõtlen ausalt, et ega mul ruutukünne poole peal ei ole väga palju, kellega nagu D&D-st rääkida, et seal on osad nagu mängivad. Et lihtsalt, et siin sain nagu natuke teiega jagada neid, tõurista nagu selle impro kohta, ma sain nagu D&D-st oma... Ma ise ikkagi loen ennast nagu D&D-st nagu mega algajaks. Kuigi ma olen päris palju mänginud seda, siis... No ma arvan, et juba ajaliselt sa ei saa ennast algajaks lugeda, sellepärast, et ka juba puhtalt Realmiga oled sa 3 aastat mänginud. Jah, tegelikult küll. Mina ütleks ausalt, et kui inimene on mänginud D&D-d korra ja talle meeldis see, siis tegelikult ta ei ole enam algaja. Või mis iganes see esimene noviits või mis iganes see staatus on, ta ei saa enam see olla, sest ta teab, mida karta. Okei, ma ütlen niimoodi, mul on siuke uue poisi tunne. Jah, see on see. Kuigi ka selleks sul pole enam õigus, sest sa oled ka teeminud ja on mängija ja 2 grupis mängija või rohkem. Et päeva lõpuks ma arvan, et keegi meest ei võta seda tiitlit sult ära nii-öelda seda, et sa seda uue mängija nii-öelda tunned, aga teiselt poolt ütlen, et see võib olla nii-öelda ennast pettev kaitsekiht, mis sa võib-olla enda rannad puhtalt, et mitte, et meil oleks nagu improl, ei ole seda ABC taset, mis sa pead tegema, et ma olen B3 tasemel D&D mängija, aga jah, siin see kuidagi ei piira muidugi see, et sa ennast nagu algajaks pead, sest sa ei oota oma korda nii-öelda, et ei tasu kogenevad mängivad, et ma ootan, kui mul midagi öelda on või mis asja, et sa ilmselgelt sellest ennast häirida ei lase.
aga noh, ma arvan, et see nagu paljude puhul võib olla see küll, et tunneb ennast võrdlusena, et oi, nad on veteranid juba ammu mänginud 4, 5, 6, 7 aastat koos, et no mis ma siin ei, nagu esiteks saad laua taga, seega saad sama võrdne kui teised. Tegelikult tead õige pointi. Nagu, noh, jah, esimene sess, ma ütleks, et jah, täiesti 0 ja kogenud mängija, nad ei ole võrdsed. Aga see käib mõlemat pidi. Üks aitab ühte ja teine peab oskama küsida või siis võtma vastu parandusi. DND-s, improd on see nagu ilmselge must, aga nagu, et DND-s on see, et nagu ongi julgus. On see, mis aitab selle algaja mängija siis tõstab sind nii märgatavalt selles mängus, et ka siis, kui sa ei tea ja sa ei oska ja mis iganes, siis nii kaua, kui sa oled julge ja sa, ma ei tea, julged oma arvamust avaldada siis, või küsida või ettepanekuid teha või mis iganes asju, siis nii kaua sa liigud nagu hüpetega edasi sealt ja sa oled nagu väga kiiresti professionaalne D&D mäng, ma ei tea, mis asi see on tegelikult. Ja lõpuks vaata, kui me vaatame nii-öelda meie relmipunti, siis ongi, mina ei tooks mingeid erinevaid tasemeid seal välja selle pondiga just, et enamus sellest on nagu nii siuke improvisatsiooniline rolli mängimine ja seda me kõik teeme nagu väga vabalt. Meie olime Martiniga kõige kogenumad D&D mängijad ja ma arvan, et me oleme kõige vaiksemad siin laual. Selles mõttes jah, aga võib-olla kust see nagu tunne tuleb, on lihtsalt see, et nagu mingeid reegleid või kirjeldusi või asju teame rohkem. Ma tean, kus see tuleb. Minu jaoks on D&D nii uus asi. Isegi ma seda nii kaua teinud, ta tundub mulle nii uus, seal on nii palju, mida avastada, see on lihtsalt nagu, vaata see lihtsalt, et ta on selline nagu uus põnev. Seda küll, jah. Ma olen seda nagu teinud tükk aega, aga ta tundub mulle uus põnev hobi. Ja, see honeymoon phase on see käimas. Et selle ma tunnen uue poisina, vaata. See on see, that's the point, jah. See on muidugi tore värskus, siuke sära veel silmis, et ei ole veel kuigi ma ütlen 12 aastat ja ma ei ole endiselt väsinud, nagu, sest päeva lõpuks see ei ole sama ju. See ei ole sama. Pigem ma ütlen, et jah, nagu teie grupis ei ole mitte neid tasemeid, vaid ma ütleks, et on koolkonnad. Või mängijate stiilid nii-öelda. Aga üks neist ei ole nagu parem või kehvem kui teine, et ma ütlen, et puhtalt sina nii-öelda minu jaoks nagu saad see ehitaja. Nüüd, kas ta ehitab endale või ta ehitab teistele midagi juurde, või teistele valmis, see on omaette thing. Aga kas laua taga on nagu siis, ma ei tea, mis praegu pikale läheb see vestlus meil või? Ma mõtlen siis... Meil linti veel on. Okei, Jakob kassetti. VHS läheb teisipidi. Sa tõid vaata ehitaja, kas laua taga on siis nagu sellised nagu grupi tüübid? Ma ei tea. Ma isegi ei tea. Ma arvan, et on. Et siis ta on nagu, ma tean nagu ehitaja, siis on see Chaos Kremlin, ma olen kuulnud nagu seda sõna. Päeva lõpuks, kui keegi on impulsiivne... Stereotüübid ikkagi veits tulevad vahet ei ole nagu grupist. Ma mõtlengi just seda, et nagu sa tegelikult laua taga mingid, kas nad on iga kord täpselt samad, aga nagu sa mingid püüad kinni küll, et selge, ta on seda tüüpi mängija, ta on see, kes ongi mingisugune, otsib kaost taga, otsib igas olukorras nagu... Rules lawyer. Rules lawyer. Min-maxerid, kes nagu... tulid oma level 2 fighteri ja kellel on 122 healthy ja ta on samaaegselt mingisugune robotkilpkon jäne, sest ta leidis reegli, midagi saab. Kindlasti aga neid, kes leiavad sellest mängust selle naudingu. Sellest nitty-grittis, sellest Excelis seal puhtalt. Et võib-olla on ka mingi, kindlasti on ka neid rambivalguse haarajaid. See on natukene halb see roll, mida täita, sest tähendab seda, et tehed ei jõuagi oma sõna vahel öelda. Oleneb. Kui oleneb milline rambivalguse otsija sa oled, et kui sa oled nagu respektid kõiki laua taga, siis see on väga tervitud. Aga see haare pool, ma mõtlengi see, et nagu sa haared endale ja sa ei anna ära, et nagu rambivalguse jagaja või suunaja, võib-olla mängija võib olla see, et mida ta tihti ammotöös teeb ka, et Glenn, mis sa üldse arvad sellest olukorrast või mis Glenn nii-öelda praegu teeb? Mängijana, mis ei ole nii-öelda mängija roll, vaid see on mängudirigendi roll nii-öelda. Aga see just, või suunadki uuele mängijale mingi, ma ei tea, Edgelord 22, mis sa teed? Mis ta on mingi, küsis minu arvamust. Aga see selles suhtes, et mitte päris see, aga ütleme, et see on ka kindlasti üks mängijatüüp, mida aeg-ajalt märkab, et on neid, kes ongi tagasihoidlikumad, kes naudivad rohkem seda, et nad on nagu selle seltskonnaga liiguvad kaasa ja
väga palju nad ei säragi, aga nad on tavaliselt mingites võtmeolukordades need täpselt need võtmeisikud. Et lahendada see mingi olukord, siis on just see nagu see üks mäng. Tõesti, tihtilugu on ka need, kes tõesti istuvad seal taga nurgas, mängu jooksul ütlesid algul tere, siis ütlesid 13 ja siis pärast ütlevad tšau. Ja seespool tüüp on nii happy, tal oli elu parim sess lihtsalt. Ja tihtilugu on ka siuksed ja see on ka okei playstyle puhtalt, et lihtsalt teistele väljaspoolt mure alati, et kas talle üldse meeldib siin käia. Ja, see on küll, jah. Ma tean seda, näiteks Rein, mängujuhina ikka küsib, et Rauno, et nagu on sul lõbus, aga näiteks mu see Haregoni tegelane Paladin, kes on selline nagu, turvab mingit vippi kuskil, siis ta nagu seisab seal lihtsalt, ja siis ma olengi nagu, ma ei osale mingi arutelus, ma olen nagu, mul on oma töö, eks ole, mul küsitakse, siis ma olen nagu affirmative, eks ole, et nagu seda tüüpi ja siis, et siis ta on nagu Rauno, et sul ei öelnud midagi, et kas Kresti ma nagu, selle tüübil pole midagi öeldagi, nagu teeb oma tööd, nagu aga samal ajal istun joo mingit smuutit ja mingid, vaatad mingid, film käib söös, vaatavad nagu isitad sisemiselt, et see on jah, et me tegelikult ju ei tea, kuidas keegi midagi naudib, et see võib jääda küll vaata, et... mis pärast ma peaaegu peale igat sessi ma kirjutangi meile kõigile, et andke mulle feedbacki, sest eestlased on kohutavalt halvad feedbacki jagajad. See on kuidagi mingi rahvusting, et usakatelt ma arvan, et sul pead kirjutama, et põls ärge kirjutage nii palju feedbacki, aga eestlane ei oska, ta ei oska kiita ja ta tihtilugu ei oska ka väga halvasti öelda. Ja siis, mis sinna keskele jääb, on mitte midagi. et suuke nagu see feedback, tihtilugu ongi see, ongi puhtalt see, et sa annad mängujuhile just see, et nagu mis tõmbas, mis mitte, aga ka kaasmängijate hästi palju seda, et nagu, ma ei tea, Rauno täiega meeldis see roleplay hetk, ma ei tea, Tormuse ja selle Kalevi vahel seal mingi paadi ninas mingi ammu oli osa. Et sa vist ise kirjutasid ka seda. Et nagu, see annab nagu mängijatele ka mingi, järelikult see, mis me tegime, ei olnud mitte nagu ajaraskamine, vaid actually teistele nagu see meeldis veel, et nagu tundsin, et veits nagu liiga kauaks haarasin seda rambivalgust, aga I guess oli okei. Et puhtalt ka see, et see feedbacki saamine on ka selline harjutamine ka, et... jällegi, impro maailma toon selle, eks ole, siis sa peadki nagu, see on ühine kogemus, eks ole, sa ikkagi räägid, kuidas kellelgi see oli ja siis sa õpid seda ühiskogemust niimoodi nagu kujundama, et see on enamus aegadel selline, pakub naudingut. Et see on paari suhtes ka, et kui sa ei räägi, mis sulle ei meeldi, siis... Ja naudingut. Ja siis käidki baaris seal vanaennas. Peate ka kõrtsus. No võt. Aga me jäämegi siin rääkima, sest ma ütlen, et see kõik kasvas sellest, et ma ütlesin, et mul oleks nii palju küsida, siis see oli nii. Ikka veel on. Et jah, tõmbame selle otsa kokku. Ilusat jõuluaega kõigile. Ja tänks, Rauno, et sa tulid. Oli aeg juba ammu. Aga kord aastas me ei saa lihtsalt tihedamini teha, sest liiga paljuks läheb. Me seal nägid ketaruumi otsas peaaegu. 2 ketast on juba punases, 3 on minemas. Võib-olla nüüd juba on, äkki seda ei lähebki linti veel, ma ei tea. Et hüva uut aastat ja... Ja vara veel. Okei, hüva vana aastat. Ei. Ja vaadake Helmi hästi palju. Vaadake Helmi. Hakkab otsast peale vaatama. Uuel aastal vaadake uuesti, et siis nagu mäletate ka. Kui palju, kas me teame praegu enam-vähem või kas te teate, et kui ma paneksin täna Realmi osast 1 käima, kui mitu tundi ma peaksin vaatama, et jõuda? Laivis 25. 25. Nii. Jätame one-shotid kõrvale, et 25 osa. Iga osa on 2,5 umbes, sest on palju pikemad. 60 tundi. 60 tundi. Tähendab, et ideaalne pühade ajal ette võtta. 23 on poolik tööpäev, eks ole, sealt lähed, tõmbad otsa koju, paned Realmi käima ja... 13 paned sinna röstvist ja 26-ndaks oled sa oma vahel lahendus. Terveks eluks on meeles, et aasta 2024 jõulud olid kõige kurvemad su elus. Ei ole vaja vaadata Bruce Willist. Vaadata seal rösteri kohal neid vorsti. Tükka kuulata. Kuidas Berdilli püssitatakse keset jõulu lihtsalt.
kuigi noh, neid on, kes on nagu enam-vähem ära pinginud kõik noh, mingis hetkes osad järjest algusest viimaseni ja noh, kommentaarid on kõik väga positiivsed, et ju siis on väga kuulata, noh. Ma ise kuulan ka kõiki osasid, kui välja tulevad iga kord. Et laivis ja kuulan mingi, ma ei mäletanudki seda. Mina olen maas natuke, aga vaatan ka. Ma alguses kuulasin, aga siis mingi hetk ma jäin nagu see rutiin kadus ära, siis ma pole praegu kuulanud. Ma olen mingi 6-7 osa maas ja siis on selles mõttes, et kuulan ja ma olen mingil hetkel ma võtsin endale oma notes'id kõrvale, sest seal tuligi mingisuguseid asju välja, mis on nagu, et ma ei mäletanudki seda, siis sa mingi panid kirja, vaata, siis need mõnes mängus saad välja tuua ja siis kõik on nagu mingi, mis asja, vaata. Ma ka. Okei, kuulge. Aitäh! Hüva jõulu! Moi.